Teadsin juba sündides, minust saab kord võidumees. Läks kus läks kõik siiani, kord saan võitjaks niikuinii. Varsti hüüab iga mees, püsti tõustes minu ees. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Pole kasu toorest jõust, kui sa pole vinskest tõust. Allahandes lõpp on lool, vinge soov on võidust pool. Number 1 kannan hool, pean saama kas või tagant pool. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kampki on tipp-topp. Kas Karjamaa 10 võistlus on täpselt selline võistlus, kuhu peaks ülikonnaga tulema? No kui on ikkagi tegemust 10. aastaga ehk juubeliga, siis minu arust väga ebaviisakas on dressidest tulla, võiks pigem nii küsida. Aga millest selline ilus kostüüm, et vaatan, et sul iga alaga natukene see kostüüm muutub, et kas see on soojendusdress nüüd või sellega minnakse kaugust hüppama? See on Keenia rahvuskoondise olümpiakoondise püksid, et ma mõtlesin, et äkki toob õnne, et pikama jooks on viimane ala, et panen praegu juba jalga, et siis nagu on hea. Et siis on soojad juba pärast? Jah, absoluutselt. Ja see ilus roosa kostüüm, kas see sprindis nagu tõi selle oodatud edu? Kas tuli isiklik ka, mis sa arvad? Karjamaa 10 võistlus isiklik? Et sellel kostüümil on selline hüpnotiseeriv mõju, et kui sa neid triipeid vaatame, et siis lootsin, et konkurendid äkki vääratavad ja tegelikult stardis oli näha, et mul oli parim start, nii et ma arvan, et see tõi edu. Concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, 100% reason to remember the name. Mis muss sulle tundub, et praegu rahvale peale läheks? Kas vaatad ka rohkem niimoodi, et alakaupa, et kuhu mingit muusikat panna? No vaatan neid, kõik panid enda soovilaulu, et ma vaatan nagu soovilaulul on nagu kuidagi väga suur nagu žanr on seal mingi väga heavy metal nagu. Nii et seda on suht palju olnud kuidagi praegu. Et siis ma saan aru, et heavy metal on see muss, mis rahvast käima tõmbab. Mis sa arvad, millega siin paugu võiks panna kohe, mis looga? Võib-olla väike nublik, midagi sükest, väike nublu, midagi sükest. meetrist sul võeti rekord ära. Kas teeb hea meelt, et noored tulevad peale või on kahju ka?
No ega ta must nüüd nii palju noorem ka ei ole. Ei, tore, et sellised sportlased nagu Tanel käivad siin võistlemas ja et ikka rekordid langevad. 2 rekordit tehtud. Kas lähme kiviä ja kiviheitega samamoodi edasi? Kusjuures plaanis on küll jah, aga ma ei ole varem seda kivi ju heitnud, et ma ei tea, kuidas see ala võib välja tulla. Et praegu ma vaatan, et on tingimused ka üsna märjad, et samamoodi oli ju paigad kaugushüppes, aga näed, sain hakkama, et tulin samamoodi kauguses ju eesmärgiga hüpata see rekord. Aga põnev on ka? Ikka muidugi on põnev. No nii, oleme jõudnud siia Vikingite juurde, et kuidas siis tänane võistlusvorm, millest inspireerituna selline võistlusvorm? Oslo, Haaland, Künnebraut, Pedre, Helvete. Selge, ehk siis siit tuli kogu see lingvistiline oskus ära. Kas mõõk andis esimesel alal juurde? Ja ikka, vikingid alati karjusid ja jooksid mõõkade ja kirvestega. See ongi jõusaladus. Milline siis peaks, kui Norrast inspireerituna, milline siis lemmikala võiks olla tänases 10 võistluses? Kaikahüpe, ikka üle inglaste müüri tuleb minna. No selge, edu siis kaikahüppes. Aitäh! Kuidas on siin Muhumaal võistelda? Mitmes kord sul on üldse sellel aastal? Mul on 5. kord teha täiskümne võistlust ja esimene aasta, kui oli 2016, siis ma tegin mõnda üksikut ala, kui see esimest korda Koitsin lähemate sõpradega korraldas. Ja mis siis tänane eesmärk on? Tervelt lõpuni jõuda, venda koolitada, kes esimest korda debüüdi teeb siin ja nautida võistluste ja rauaga, et ma ei tea, 9000 punkti võiks ikkagi kokkuvõttes ära teha. Alla selle oleks nagu Mark. Kui kukungi siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi siis tean, et püsti ise meeter 65 esimesel katsel, Tarmo läks üle. Siis tean ja kukkudes ma tean. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kamki on tipp-topp. Tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kamki on tipp-topp. Siin on tšempion, lahe tšempion. Tipp-topp, 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 olen tšempion ja mu kamki on. Pool võistluspäeva tehtud. Kõigepealt, kuidas kaugushüppega rahul oled? Võitsin ära. Aga oled nagu, kas see oli uus isiklik ka siin võistlustel? Ei. Aha. Suurepärane on niimoodi inimeste intervjueerida, kui ta räägib ühe sõnaga ja mitte midagi juurde ei ütle. Aga Linda, 2 alavõitu kirjas, millal 3. tuleb? Tõkkes ei tule, siis on 2 potentsiaalset ala. Võib-olla ma panustangi täna pigem heidetele, et kuul tuli väga hästi välja ja siis kettasioda. Kas töölt otse? Jah. Et sporti tehakse ikka nii, et kui on aega, on ju, et vahepeal peab tööle ka minema või?
Jah. Ja siis jõuad, me helistame sulle siis, kui sa õigeks ajaks tagasi pead olema, jah? Jah. Aga millest selline ilus oranž kostüüm inspireeritud? Jah. Super, me saime siit õiged vastused kätte ja võib-olla saame talt teise sõna ka päeva jooksul kätte. Ei, võib-olla, kui ta enam ei jaksa. Jah. Ja Kaur praegu seal kiviga. Tere! Kuidas seni võistlus läinud on? Nagu alati väga hästi, sest hästi on korraldatud. Mis kõige põnevam hetk esimesest poolest päevast nagu praegu meelde jäänud on? No need võrratud kõrgushüpped ja need kiviheited ja kõik on super. On jah. Kuidas ilm siin Muhumaal, kas see heidutab ka? Absoluutselt mitte, sest lõunal ootab soe hea supp perenaiste käest ja kõik on väga super. No suurepärane. Mis päeva teisest poolest oodata? Mida ise, millist ala ootad? No see sama esimest jooksu, tahaks neid kadakatega jooksu näha, et kui kõrgelt või madalad nad üle lähevad, aga... Kuidas seni läinud on? Ütleme nii, et rekordit ei tule, aga ikkagi eile oli esimene trenn, nii et saab rahul olla. Kostüümi koha pealt küsin lihtsalt, et kas karjamaa särgid on need, mis sind kannavad? Just nii, et või leidsin siis kapist üles 3 ajaloolist eset ning otsustasin nendest teha siis ühe sellise ilusa kostüümi. Ja kas sellel kostüümil on ka mingi nimi, et see tundub väga selline linnutiivuline olema, et kas on mingi nimi ka? Lenneldes läbi karjamaa. Kuidas praegu võistlus alanud on? Täitsa hästi. Kas on teil mingi eelis ka, et teil sellised ilusad 3 kostüümid, kas te nagu toetate ka üksteist võistluse ajal? Täielikult, me oleme ikkagi nagu vennad on ja mitu aastat juba kõik koos trennis käinud, et kasvad juba 1 inimeseks. Suurepärane. Eeval tuli siit ka esimese alavõitjad. Kas teil on kuidagi ära jaotatud need alavõidud? No kes teab, me ei avalda endas avaldusi. Siis tegelikult siin on ju väga äge muuseum sul.
Planeerisin seda juba paar aastat varem, et võiks teha iga aasta kohta mingisuguse ülevaated, mis särgid on olnud, mis medalid on olnud. Ja nüüd siis juubeli puhul iga aasta kohta särgid, asjad, pildid paneme vaatamiseks. No miks just sellel aastal, kas tõesti viimane kord? Väikene tunne on küll, et sellisel kujul vähemalt mõnda aega ei ole enam Karjamaad. Võib-olla siin enda pöngerjatega siin omaette ja sõpradega äkki teeme, aga suurelt niimoodi, et ma pool suve otsin metsast kaikaid ja kadakaid, et niimoodi ilmselt ei ole enam. Oled iga aasta käinud vaatamas, mis siin Karjamaal on? Et 10 korrast 6-7 kindlasti kohe. Oled osalema ka mõelnud minna? Olen küll, aga see on mõtteks jäänud. Mis ala siis ise kõige rohkem ootad? Ma saan aru, et lapsed võistlevad, et kummale rohkem põialt pead? No ma ei tea, Rauno on juba vana kala, et Kardol on see aasta esimene kord, et no eks rohkem peab teda jälgida, mis saab. Olümpiale mull kui aborigeen. Olümpiale ja kui ei võitle saa. Te pidage kõik meeles, et Austraalia on saar. Me järgmise olümpia siis teeme Saaremaal. No nii, meil on 2 kauboid ka siin, et kuidas teil läinud on, et kas see mõnus selline country vibe on teid ilusasti kandnud siin Karjamaal? No Texases, kust me pärit oleme, siis ikkagi tulemused on teistes ühikutes ja palju kõrgemad ja suuremad. Nii et ma ei tea, kuidas siin need sekundid lähevad nii palju kiiremini ja kuidas need meetrite arvestus on siis hoopis teine kui jalgades, et oleks nagu oodanud ikkagi veel paremaid isiklikke tulemusi. Kas kostüüm on täna kuidagi kaasa ka aidanud? Kindlasti, ma arvan, et eriti need kaabud, need ikkagi võtavad tuule alla ja hüpetel aitavad. Nüüd Erki Lemeti juurde jõudnud, vaatan, et nüüd on need kõige raskemad alad su inu jaoks tehtud, ma saan aru. Ja nüüd tuleb kumm appi võtta ja lähme edasi. Seda ma nägin, et su silmist, et nüüd on rasked alad tehtud, sa oled valmis ja sinu sport nüüd algab, jah? Eriti ootan lõppu, et see 1000 meetrit merre, et need on minu alad, kus 113-kilone mürakas pehme muruses saab nagu niimoodi nautida, ütleme nii. Aga need nii hüppeala kui nagu heiteala tundub, et ja kivid ka on sulle ikkagi vanad tuttavad, et sa oled aastate jooksul neid tundma õppinud, et sul selle koha pealt mingi eelis ka? Ma arvan küll, jah. See on nagu tuttava naisega, vaata, tead kuhu peab vajutama, et nii on. Raudne võidu janu ja ind on ääretu. Las välja